kallid vaatajad. Minu nimi on Konstantin Luup. Tegemist on täiesti uudse uudiste magasiniga Estonian News. Et teil paremini meelde jääks Estonian News. Põhirõhk on uudistel meie omast väikesest Eestist, kuid on ka sündmusi välismaalt. Kindlasti tekkis teil kohe küsimus, et mis imeline aparaat meil siin vasakul käel mul on. Seda nimetame me inimkalkulaatoriks. See on masin, mis kalkuleerib meie vaatajate arvu. Nii panemegi siis kohe masina tööle. Nii ja seijär hakkas tiksuma. 1, 2, 3 vaatajat alguseks. No ei, see ei ole kesine, see on täitsa normaalne. Aga mis me siin kaua jokutame, et alustame meie esimese looga. Ja saame otsepildi ühest korterelamust, kus on meie reporter lahendamas ühte tüli. Nii, tere päevast, otse reportaas siit ühest korterelamust. Et meileni jõudis teade, et siin toimub üks suur peretüli, et lähme uurimegi siis lähemalt seda asja. On näha liikumist. Keegi tuleb. Teile tervist, mis teil siin toimub? Ei, midagi ei toimu siin. Mis ei toimu, aga meil jõudis teade, et naabrid helistasid politseisse, et teil olevat siin naise kilkeid kuulda olnud ja mehe raevunud äge kisa ja et üldse peksmise noodid olid õhus. Ei, ma olen üksi siin, ma lugesin raamatut praegu, ma ei saa üldse aru, mis siin toimub. Et üks klaas on teil puudu, et mis te tegite selle prilliklaasiga? Kas siin ja teil on näppudel veri? See ei ole veri midagi, ma siin just sõin ketšupi säia ja juustusäia ja siis see on mul kogu aeg puruks olnud. Aga teil on ju väga ägestuv noot juba. Ei, ma ei ole üldse ägedaks läinud, ma ei saa aru, mida te tahate minust. Aga mis on nagu tühjast helissa naabrid, et siin kõrvaltoas toimub selline naise peksmine ja see ei ole normaalne, isegi kaameramees noogutab. Mis komenti te teete siin? Palun lahkuge, mina ei ole midagi teinud. Mis ei ole? Aga teie silmist on näha juba sellist raevunud olekut ja ma ei tea, öelge mulle palun, kus teie naine on. Mul ei ole naist, ma olen üksi siin. Keegi ei ole üksi tänapäeval, vaadake, kui vana meest olete juba. Mida te tahate minust? Mida te tahate? Et käid ülikoolis vabandad siin, jah? Uskumatu. Ja ägestub, kohe näod ägestub, siin on midagi tegemist tüliga kindlasti. Naine kadunud, laps ei ole, üksi ei ela ükski inimene. Komenti te teete siin, ülbust on siia ukse taha niimoodi tulla. Nii, ma arvan, et me peame lõpetama siin asi juba vägivaldseks. Palun sulgeme ukse ja... Te ei tõsta kätt siin. Me kutsume politsei teile. Mis politsei? Nii, siin on vaja ainult politsei abi ja meie omad jõududega ei suuda seda lahendada. Eeter tagasi stuudiosse, Konstantin, palun. Oih, vabandust tehniliste viperuste pärast, mul on väga piinlik. Et siis selline lugu meil sealt. Igasugused inimesi on seal Eestimaal ikka. Nii. Vaatame siis vahepeal, mis meie inimkalkulaator näitab. Seijär on tõusnud juba 5 peale. 2 vaatajat juures. Noh, seal ikka küll ta tõuseb saate jooksul, ega meil on algus järg alles. Nii. Ja meie teine uudis. Kui teil vett ei ole tuua. Meie teine uudis on uudis loodussõpradele. Sõnajärje võtab üle meie reporter loodusmaailmast juba siis. Kuradi kõha ikka tuli käis. Mida sa nosid seal, meil käib ju? Ole normaalselt nüüd. Käsi see käib? Loodussõpradele. Ei ole veel peal, lõpeta ära nüüd.
Saabunud on sügis. Looduse jaoks on see suurte muudatuste aeg. Loodus uinub tasa ja lind ootab ees matk soojale maale. Oleme saanud kokku imelise loodusspetsialistiga, kes räägib meile natuke lähemalt meie kaunist sügisest. Nii ja tervist! Oleme siin looduskaunis kohas meie loodusspetsialisti Mehis Mesipuuga. Mida me siin näeme siis täpsemini? See on meil tavaline mesitaru, kus hoitakse mesilasi. Aga miks ma praegu mesilasi ei näe, et millest see võib põhjustatud olla? Noh, et sügiseti lähevad meil mesilase poisid tuttu. Neil on selline aeg, et siis nad ei käi ringi, puhkavad ja valmistuvad suveks. Vaata kui huvitav. Aga miks see mesitaru meil selline neljakandiline on? Noh, see on siuke üldlevinud küsimus. Aga noh, mesilastele nagu meeldib. Selge. Nii, aga üks mesilane, 2 mesilast näha. Kas nad ärkasid ülesse praegu? Noh, mõned on siuksed vähe aeglasemad ja uimasemad ja noh, siis nad nagu lähevad hiljem natukene, et nad ei taju veel seda ilmastikuolusid nii hästi. Ahah, aga kas sedasi ka tehakse vahest, et inimene tuleb, laulab need aeglasemad mesilased magama? Noh, seda on nüüd küll katsetatud, aga olen ka ise proovinud, aga see ei mõju. Mis laul võiks mõjuda? Noh, kui siis proovida ikka Chopin või Mozart või midagi. Klassika siis eelkõige, jah. Aga vaatame need, äkki me kuuleme aeglaste uinuvate mesilaste häält siit mikrofoniga. Tule kaameraga palun lähemale. Ei olnud vist midagi kuulda. Ju need aeglased jäid ka nüüd natuke tuttu juba. Jah, et nad ikka puhkavad, jah, et siin, mis neil ikka teha on siin? Puhkavad ja magavad ja ongi neil terve. Aga kas nad mängivad ka omavahel? Oi, ei, mesilased on täielikult tööloomad. Ainult rabavad ja teevad ikka tööd. Olen kuulnud, et mesilased elavad ka siin perekonniti. Mesilase ema, isa ja siis igamene poisu poegi, et räägi meile natuke lähemalt sellest. Noh, et siis on nagu, on emamesilane ja siis on mõned isamesilased, kes siis ütleme otse ära, trukivad emamesilast. Ja siis on need töömesilased, kes on trukkimise tagajärg. Ja siis nemad siis koguvad sööki, ehk siis nektarit ja siis toovad selle siia tarru ja siis töötlevad ära. Kas see mesilaspoegi nimetatakse töömesilasteks siis? See on üldlevinud nimi. Aga vaatame, äkki me näeme isa ja ema mesilast siin tegutsemas või siis mõnda töömesilast nektarit korjamas. Uurime. Kas on näha? Keegi siin paistab, aga... No nii, meie spetsialist. Mida me siis siin näeme? Nii. Oi, puurask on siin meil ära eksinud. Oota, aga kuidas tema siia saanud on? Noh, neil on siin kodu väga lähedal, et vahest nad satuvad siia, kui ikka tarud ei ole nüüd hästi ehitatud, siis nad satuvad siia. Kas töömesilased on nad siia vedanud? Ei usu, mina ei usu. Ja küll. Aga mis me siis edasi jälgime siin looduskaunis? Liigumegi siis sujuvalt üle siin puuraskite peale. Väga huvitavad. Kus nemad siis elavad? Oi, mis huvitav putukas see meil siin vahel on? See ongi nüüd see kurikuulus puurask. Näete, urvitab. Sellist vaatapilti näeb looduses väga harva. Oi. Mina ei olegi näinud seda. Seda näevad väga vähe